Teadmiseks, et talus või põllul ei kasvatata ainult taimi, sest mõnikord hoolitsetakse seal ka kummaliste asjade ja olendite eest. Jah, see on maofarm ja see siin on krokodillifarm. Ning need on vaid mõned erakordsed talud, mida selles videos näete. Siin näitame teile erinevaid talusid, aga enne seda palun pange like ja tellige kanal. See tähendab meile sisuloojatele väga palju. Aitäh ja alustame. 12. kohal on Jaapani wasabi talud. Jaapani alpide külmas ja vaikses orus asub üks eriline talu, kus kasvatamine on peaaegu võimatu. Tõeline wasabi, mitte see tavaline vürtsikas roheline pasta, mida me tihti sushi-restoranides näeme. Enamasti on see lihtsalt mädarõigas, millele on lisatud toiduvärvi. Siin peame silmas tõelist wasabiat japoonikat. See on õrn, kapriisne ja väga raskesti kasvatatav juur, mille hind võib tõusta. Hinnaga, mis ületab $300 kilo kohta. Üks kuulsamaid wasabi talusid kogu Jaapanis on Taiyo wasabi farm Nagano prefektuuris, mis alustas juba 1915. aastal. Selle asemel, et kasvatada riisipõldudel või maal, näed sa seda istandust jõgedes, kus on selge ja külm vool ning taimi katavad mustad varjukatted, et kaitsta neid päikese eest. Miks? Sest isegi vähese liigse kuumuse korral taim sureb kohe ära. Kui vesi läheb natuke soojemaks või jääb hapnikust puudu, ei jää see taim ellu. Isegi toitainete kogus vees, kui neid on liiga palju või liiga vähe, ei kasva taim samuti. Siin on põllumajandus teistsugune. Nad teevad kunstlikke kanaleid ja astmelisi veeteid, et jäljendada mägiojade loomulikku voolu. Aga mis on eriti märkimisväärne, ühe wasabi juure saamiseks kulub 3 aastat. Ja kui sa selle lõpuks koristad, pead selle veel riivima spetsiaalse riiviga, mis on tehtud haikalanahast ja mida nimetatakse oroshiks. Seda tuleb ka kohe süüa, sest 15 minuti pärast kaob selle maitse ja teravus. 30 minuti jooksul pole peaaegu midagi alles. Tegelikult on üle 95% kogu maailma wasabist võlts. Seega Jaapanis ei ole tõeline wasabi kasvatamine lihtsalt äri, see on kunst. Tokyo ja Kyoto tippklassi sushikokkade jaoks on nad valmis maksma kõrget hinda ainult värske juure eest. See ei ole lihtsalt kaste, see on etteaste, austus toidu ja traditsiooni vastu, mida harva enam nähakse. Number 11, Hollandis asuv ujuvfarm. Kus sa viimati nägid farmi? Tõenäoliselt maal, eks? Rohelised põllud, avarad karjamaad ja lehmad, kes rõõmsalt rohtu söövad. Aga Hollandis on üks farm, mis sõna otseses mõttes ujub. Tere tulemast Rotterdami ujuvasse farmi, maailma esimesse isemajandavasse ujuvasse piimafarmi. Jah, sa kuulsid õigesti. Keset tiheda liiklusega sadamat on farm, mis ujub. Täis kaubalaevu ja kraanasid. Selles farmis on umbes 40 lehma, robotlüpsimasinad, vihmaveesüsteem ja oma viis loomade sünniku taaskasutamiseks. Ja see ei vaja üldse maad. See rajati 2019. aastal Hollandi ettevõtte Belladon eksperimendina, koostöös säästva põllumajanduse ekspertidega. See farm on 3-korruseline. Ülemine korrus on mõeldud lehmadele. Katus on läbipaistev, et tagada loomulik valgustus. Keskmine korrus on mõeldud piimatöötlemiseks ja loomatoidu valmistamiseks. Ja kõige alumine korrus sisaldab kõiki tehnosüsteeme ja ujuvsüsteemi, et farm püsiks vees tasakaalus. Veelgi muljetavaldavam on see, et siin pole ainulaadne ainult asukoht. Isegi lehmade söötmissüsteem põhineb linnajäätmetel, näiteks turult pärit köögiviljajäägid, pruulikodadest pärit pruulimisjäägid ja linnaparkidest pärit rohi. Vihmavett kogutakse samuti puhastamiseks ja joogiks. Piim töödeldakse samuti siin koha peal, pallakse pudelitesse ja müüakse. Kõik toimub ujuval farmil ja lisaks sellele on sellel veelgi laiem eesmärk. Ajal, mil kliimamuutuste mõju aina süveneb ja mõned rannikulinnad upuvad, võivad sellised ujuvad farmid olla lahenduseks. Meid ei uputa üleujutused, nad ei vaja suurt maa-ala ja nad vähendavad ka transpordist tulenevaid süsinikuheitmeid. Praegu kaaluvad nad ka ujuvaid kanafarme, ujuvaid köögiviljafarme ja ujuvaid kasvuhooneid. Lihtsate sõnadega öeldes on Rotterdami lehmad juba osa põllumajanduse tulevikust. Vee peal elavad, söödetakse jääkidega ja lüpstakse robotiga.
Number 10, Tai krokodillifarmid. Sa ei usuks, aga otse Bangkoki lähedal Tais on üks maailma kõige üllatavamaid põllumajanduse liike. Krokodillifarmid. See ei ole loomaaed ega ka liigikaitse eesmärgil. Siin kasvatatakse tuhandeid krokodille liha, naha ja mõnikord isegi turvalisuse eesmärgil. Vaatepilt. 100 suured vannid, kus korraga ujuvad väikesed dinosaurused. Nendes farmides kasvatatakse Siami krokodille ja merikrokodille, nagu Kanu linnufarmis. See tööstus sai alguse 1950-ndatel, kuid 80-ndatel plahvatas nõudlus. Ja nüüd on Tais registreeritud üle 1000 krokodillifarmi. Ainuüksi Samut Prakani krokodillifarmis ja loomaaias on üle 100 000 krokodilli, mis teeb sellest maailma suurima. Aga miks siis ikkagi? Peamine toode krokodillinahk kasutatakse luksuslike kottide ja vööde valmistamiseks. Kingad ja rahakotid. Tai krokodillinahk on tuntud oma vastupidavuse ja ilusa mustri poolest. Krokodillid tapetakse täpses vanuses, et tagada kõhualuste soomuste ühtlus. See on naha kõige väärtuslikum osa. Aga see pole veel kõik. Ka krokodilliliha müüakse nüüd eksootilise roana valitud restoranides. On veel teisi tooteid, nagu krokodilliõli ja isegi krokodillivere kapslid, millel väidetavalt on tervisele kasulik mõju. Kuid väidetavalt pole veel piisavalt tõendeid. Ja mis veelgi üllatavam, krokodille kasutatakse ka turvasüsteemina. Mõnes Tai provintsis on aedu, mis on täis elusaid krokodille, et takistada vargaid. Ja isegi metsikute elevantide puhul on loomulikult vaidlusi. Kriitikute sõnul on probleeme loomade heaolu, suguluspaarituse ja metsikute krokodillide ebaseadusliku kaubandusega. Võimude sõnul aitavad need farmid kaasa metsikute liikide kaitsmisele. 9. koht, Prantsusmaa teodetalud. Kui külastad Prantsusmaa maapiirkonda, näiteks Burgundiat, Provence'i või Loire'i orgu, võid neid põlde ekslikult viinamarja istandusteks pidada, aga lähemalt vaadates märkad sa midagi muud. Tuhanded teod roomavad aeglaselt mööda rohumaad. Nende kohal on võrgud, mis pakuvad varju. See on helitsiguri maailm. Teokasvatus söögiks. See pole lihtsalt prantslaste kapriis. See on legitiimne tööstusharu, millel on oma juhised, teadus ja suur nõudlus. Kõige ikoonilisem on escargot, tuntud prantsuse delikatess, kus tigusid küpsetatakse küüslaugu või ja ürtidega. Kuidas seda tehakse? Igal kevadel lastakse täiskasvanud tigudel kontrollitud temperatuuril järglasi saada. Kõik need on hermafrodiidid, seega suudab igaüks muneda kuni 100 muna. Pärast koorumist viiakse nad vabas õhus asuvasse teofarmi. Väliala, kus on muru, niisutussüsteem ja piisavalt varju. Kasvades toidetakse neid kaltsiumirikka teotoiduga, et nende kest tugevneks. Nende koristamiseks kulub kuni 12 kuud. See protsess on väga tundlik. Kui on liiga kuiv, ei liigu teod. Kui on liiga märg, võivad nad uppuda. Kui on liiga kuum, surevad nad. Ja isegi kui sa juba koristad, tuleb neid ikka käsitsi korjata. Siin pole ühtegi otseteed. Kannatlikkus. See on sinu kapital. Pärast korjamist tuleb teod esmalt panna puhastuskonteinerisse, et nende kõhust sisu välja tuleks. Alles siis töödeldakse neid edasi, mõned on konserveeritud, mõned külmutatud ja mõned küpsetatakse kohe. Kõige ilusamaid müüakse elusalt peenrestoranidele. Ja kuigi see on luksusroog teistes riikides, on selle taga tuhandeid tunde käsitsi tehtud tööd. Teofarmid on vaiksed. Kõik liigutused on aeglased. Aga siin on omamoodi rahu. Just kui ütleksid taimed, ära kiirusta maailma tagant. Number 8. Jäämägede kasvatamine Newfoundlandis, Kanada Newfoundlandi ja Labradori rannikul on üks põllumajandusviis, mida sa vaevalt võimalikuks pead. Sest seda ei tehta maal, vaid keset ookeani. Siin ei ole saagiks taimed, vaid jää. Suured iidse jääplokid lõigatakse välja, võetakse merest, sulatatakse ja villitakse kui üks maailma puhtamaid joogiveesid. Jah, sa kuulsid õigesti. Selles kohas on jää saagiks. Igal kevadel ja suvel on olemas niinimetatud jäämägede allee, kus tuhanded jääplokid liiguvad Gröönimaalt alla, hõljuvad külmas Atlandi ookeanis.
paljud neist jäämägedest on üle 10 000 aasta vanad, killukesed mälestused möödunud jääajast. Laevade, vintside, võrkude ja mõnikord isegi dünamiidi abil koguvad jäämägede korjajad hoolikalt jääblokke. See sulatatakse rannikul asuvates rajatistes ja puhas vesi villitakse pudelitesse müügiks. See jää on peaaegu täiesti mineraalide ja mustuseta. See on nii puhas, et eksperdid ütlevad, et see on nagu õhu joomine. Selle erakordselt puhta kvaliteedi tõttu tuleb sellele isegi natuke mineraale lisada, et see vastaks põhilistele tervisestandarditele. Aga ei müüda ainult vett. On ettevõtteid, kes ekspordivad isegi jääd kallite kokteilide jaoks, nagu Dubais asuvates 5 tärni baarides, kus jooke jahutatakse liustiku jääga, mis on eksisteerinud tuhandeid aastaid. Kuigi see tundub traditsioonilisest põllumajandusest kaugel, on jäämägede kasvatamisel sama süsteem. Leia taastuv ressurss, kogu see korralikult kokku, töötle, paki ja müü. Ainus erinevus on see, et põld on Atlandi ookean ja saak sulab kiiremini kui suvine pilv. Number 7. Saudi Araabia kaameli ilufarmid. Saudi Araabia kõrbes, kus kõikjal on liiv ja kuumus, on üks farmitüüp, mis on kõigist teistest erinev. See ei ole liha, piima ega villa jaoks. Siin on peamine toode ilu. Õige, tere tulemast kaamelite ilufarmide maailma. Kohad, kus kaameleid hooldatakse spetsiaalselt selleks, et nad saaksid osaleda iludusvõistlustel. Sellistel võistlustel nagu kuningas Abdulazizi kaamelifestival on auhinnafond üle $60 miljonit, seega pole konkurents naljaasi. Siin ei piirduta kaamelite lihtsalt hooldamisega. Neid pestakse, masseeritakse, toidetakse spetsiaalse dieediga ja jahutatakse udupritsisüsteemidega, et nende karv ei muutuks karedaks. Ja kui sa mõtled, kuidas mõõdetakse kaameli ilu, siis siin on kriteeriumid: peakuju, kaelapikkus, huulte kuju, seljahoiak ja isegi kõrvade asend. Olulised on ka sümmeetrilised jooned ja selle elegantne kõnnak. Lisapunkte saab, kui ripsmed on pikad ja silmad mahedad. On kaamelid, kelle karvkatet määritakse õõliga, et see rohkem läigiks. Eliitsemates farmides tehakse mõnele kaamelile isegi botoksi süstee huultele ja ninale, et need paistaksid suuremad. Jah, see tööstus ongi nii tõsine, kuid lisaks võistlustele on see ka kultuurisümbol. Paljude beduiiniperede jaoks on kaamelid põlvest põlve edasiantav pärand. Omanikud uhkustavad oma võitudega samamoodi nagu hobusevõistlustel teistes riikides. Farmis on rippumas bännerid, trofeed ja tšempionide fotod. Maailmas, mis on harjunud tootlikkuse ja masstootmisega, on kaamelite ilufarmid nagu kunstigalerii keset kõrbe. See on põllumajandus, mitte ellujäämiseks, vaid imetlemiseks. Number 6. Vietnami Mekongi delta kuumade ja niiskete põldude keskel leidub väga haruldane ja peaaegu uskumatu farmitüüp. Maofarmid. Jah, sa kuulsid õigesti. Põllud, kus ei kasvatata riisi ega köögivilju, vaid hoopis madusid. On mürgiseid ja on mittemürgiseid, kuid kõiki kasvatatakse ühe eesmärgi nimel. Mõne jaoks kogutakse mürki, tehakse ravimeid või vahel isegi süüakse toiduks. Kõige tuntum neist on Dong Tami maofarm, mida juhib Vietnami sõjavägi ise. See asutati sõja ajal, et toota omaenda vastumürki. Praegu hoolitsetakse siin enam kui 50 maoliigi eest, alates kobradest ja rästikutest kuni püütoniteni. Mõnelt võetakse mürki, kasutades õhukest membraani, mis asetatakse anumale. Mõnda müüakse traditsioonilise meditsiini jaoks või kasutatakse neid maoga alkohoolsete jookide valmistamiseks. Kui sa sinna sisened, on tunne, nagu astuksid teise maailma. Seal on puure, mis on täis roomavaid madusid. On madalaid auke, mis on täis väänlevaid kehasid. Tehnikud kannavad kindaid ja kiivreid, kui nad võtavad mürki mürgistelt madudelt. Ja kui sa arvad, et see on kõik, siis mõnes neist farmidest on sees ka söögikohad. Siin saab maitsta grillitud püütonit, kobrasuppi või maoviina. Pudel veini, mille sees on terve madu. See on Vietnamis tavaline kingitus, mis sümboliseerib jõudu, aga mitte kõik ei ole rahul. On olemas keskkonnakaitsjate rühmad, kes ütlevad, et metsadest tüütakse loomi ebaseaduslikult ja mõned rajatised ei ole ohutud.
Seetõttu, kuigi valitsusel on regulatsioonid olemas, on neid raske järjepidevalt rakendada. Vietnami maafarmid on tõestuseks, et mitte kõik talud ei sõltu päikesest ega maast. Selle asemel loodavad nad mürgile, lihale ja usule, et soomused ja kihvad toovad õnne ning ravivad haigusi. 5. kohal on Lõuna-Aafrika jaanalinnufarmid. Lõuna-Aafrika Little Karoo piirkonna kuival maal asub üks maailma kõige ebatavalisemaid talusid. Jaanalinnufarmid, see ei ole tavaline linnukasvatus. Siin ei taotleta ainult mune või liha, vaid ka suigi, nahka ja isegi jaanalinnu mune kasutatakse toodete valmistamiseks. Ja lisaks sellele on see ka turismiobjekt. Väidetavalt sai jaanalinnu kasvatus tööstusharuna alguse juba 19. sajandil. Tol ajal oli jaanalinnu sulg nii kallis, et seda kutsuti valgeks kullaks. Seda kasutati Euroopas rikaste inimeste kübarate kaunistamiseks. Ja see oli väidetavalt isegi kallim kui teemant, kui võrrelda kaalu järgi. Tänapäeval ei ole suled enam nii moes, kuid tulu saadakse endiselt lihast, kvaliteetsest nahast ja isegi munakoore kunstist. Jaanalinnu nahast tehakse kotte, vöösid, kingi ja luksusautode sisemust. Ühest jaanalinnust saab valmistada üle 1 meetri kvaliteetset nahka, millel on iseloomulik sulejuurte muster. Nendel farmidel näed sadu hiiglaslikke linde põldudel ringi jooksmas. Nad suudavad joosta peaaegu 70 kilomeetrit tunnis. Nende juhtimiseks on vaja kogemusi. Üks vale liigutus, üks tugev jalahoop võib põhjustada vigastusi ja see pole veel kõik. Mõned suurimad farmid nagu Kango Ostrich farm on avalikkusele avatud külastamiseks. Varem oli võimalik jaanalinnu seas sõita, kuid nüüd on see keelatud heaolu probleemide tõttu. Selle asemel näidatakse nüüd, kuidas linde hooldada ja kui primitiivsed nad on. Nad on nagu elus dinosaurused. Talus on ka suveniiripood, kus müüakse kaunistatud munakoori. Neid värvitakse, nikerdatakse, tehakse lambivarje või ehtekarpe. Üks muna suudab mahutada üle 1,5 liitri vedelikku. Lõuna-Aafrika on endiselt maailma suurin jaanalindude eksportija, kuid järele jõuavad ka Namiibia, Botswana ja Ameerika Ühendriigid. Kujuta ette farmi, mis on nagu tehase, loomaaia ja lõbustuspargi kombinatsioon, aga kõik keerleb ühe tohutu suure linnu ümber, mis näeb välja nagu eelajalooline olend. Number 4. Peruu alpaka farmid. Üle 13 000 jala kõrgusel Peruu andide nõlvadel, kus õhk on hõre ja ilm karm. See lasub farmi tüüp, mida mujalt maailmast naljalt ei leia. Need on alpakafarmid, aga unusta korraks aiad, traktorid ja aidad. Siin on põllutavarad, tuulised ja läivad lõputud. Alpakakarjad rändavad siin iga päev, justkui vanad mägede valvurid. Andide inimesed on üle 6000 aasta lootnud alpakadele. Mitte ainult villa pärast, vaid ka oma elatise ja kultuuri jaoks. Tänapäeval asub üle 80% maailma alpakadest endiselt Peruus. Alpakavill, mida tuntakse ka kui andide kulda, ei ole mitte ainult pehme. See on hüpoallergeenne, peenem kui kašmiir ning loomulikult esineb 22 erinevas värvitoonis, alates valgest kuni mustani. Kuid kõige kallim on see, mida nimetatakse kuninglikuks alpakaks. Mida nimetatakse kuninglikuks alpakaks, mis pärineb tavaliselt noortelt alpakadelt, keda kutsutakse kriiadeks. Mägedes asuvates kogukondades tehakse põllutööd ühiselt. Nad jagavad karjamaad ja igal aastal pügatakse vill ühiselt. Protsess toimub käsitsi, hoolikalt, et looma mitte vigastada ja väärtuslikku villa mitte rikkuda. Aga see pole ainult äri, see on elustiil. Paljud elavad endiselt kivionni tees, millel on rohukatus. Nad loodavad ravimtaimedele ja rituaalidele, mis hõlmavad palvet, ohverdust ja usku. Selge märk looduse austamisest. Kuigi ülemaailmne turg seab neile väljakutseid ja nad saavad sageli madalat hinda, jätkub nende võitlus. Valitsus ja mõned vabaühendused aitavad neil saada otsesemat ligipääsu tarbijatele ja tagada õiglase sissetuleku. Maastik on tõeliselt imeline. Näib, et karjamaad on lõputud, õhk on jahe ja karjased on justkui looduse osa. Peruus ei ole iga alpaka lihtsalt loom, vaid ta kannab endas ühe iidse kultuuri ajalugu ja elu. Number 3. Singapuri vertikaalsed kalakasvandused. Kujuta ette, see on riik, mis on peaaegu sama suur kui Metro Manila.
Pole põllumaad, pole sügavaid jõgesid ja peaaegu kogu toit imporditakse. Kuidas nad suudavad ise toitu kasvatada? Singapuri vastus on lihtne. Ehitada vertikaalseid kalakasvandusi. Jah, see ei ole ulme. Tõesti, on olemas hooned, mis näevad välja nagu laod, kuid sees on mitmetasandilised kalabasseinid, kus igal korrusel ujuvad kalad. Näiteks tilapia, säja ja meriahven. Mitte meres, mitte kalatiigis. Hoone sees. Kõige arenenum siin on Apollo Aquaculture Group. Väljastpoolt näeb see välja nagu tavaline tehas. Aga kui sisse astud, tundub nagu oleksid sisenenud akvaariumisse, mis on ühendatud tehnoloogialaboriga. Seel on tehisintellekt, andurid, automaatsöötjad ja LED-tuled, mis näevad välja nagu kalade diskotuled. See tehti vastusena riigi toidujulgeoleku probleemile. Valitsuse 30-30 algatuse raames on nende eesmärk saada 30% oma toitumisest kohaliku toodangu kaudu aastaks 2030. Ja suur osa sellest on vertikaalsed kalakasvandused. Automatiseerimise abil on iga paagi temperatuur, pH tase, hapnik ja toit kontrolli all. Ei sõltuta enam ilmast, pole torme, pole üleujutusi, alati on saagikoristusaeg. See toodab üle 500 tonni mereande aastas. See on veel väike võrreldes kogu nõudlusega, kuid piisav, et tõestada, et linna põllumajandus on linnas võimalik. Väljakutseks on see, et alguses on kulud suured. Vaja on insenere, kes tunnevad tarkvara ja vesiviljelust. Kuid seda nähakse kui põllumajanduse tulevikku. Eriti riikides, kus maad napib, kuid tehnoloogiat on palju, nagu Hong Kong, Tokyo või isegi New York. Singapuris ei asu kalakasvandus väljas. See on üleval, sees ja tulevikus. See on tõestus, et tänapäeval võib isegi põllumajandus jõuda järgmisele tasemele. Number 2. Arktika köögiviljafarmid Svalbardis, Norras. Maailma lõpus, umbes 1300 kilomeetrit põhjapoolusest, asub maa, mis on täis jääd ja vaikust. Svalbard, kauge saarestik Norra alluvuses. Tavaliselt seostatakse seda jääkarude, liustike ja kuulsa ülemaailmse seemnehoidlaga. Kuid selle jäise maa all on üks vaatepilt, mis tundub võimatu. Köögiviljaaed keset jääd. Jah, köögiviljaaed, kohas, kus peaaegu 4 kuud pole päikesevalgust, kasvatatakse salatit, kapsast, basiilikut ja mikrovõrseid. Pole päikest, pole mulda, aga saak on olemas ja see ei ole ulme. See on Polar Permaculture Solutions, kõige põhjapoolsem talu kogu planeedil. Kasutades vanu kaubakonteinereid, LED-tulesid ja kõrgtehnoloogilisi kliimakontrollisüsteeme, kasvatatakse taimi külmas metallkastis. See on sõna otseses mõttes kasvuhoone igikeltsa keskel. Sees on nagu labor. Temperatuur on korras, õhk on kontrollitud, piisavalt süsihappegaasi ja niiskust ning riiulid on vertikaalselt paigutatud, et ruumi maksimaalselt ära kasutada. Selle algatas Ameerika kokk Benjamin Widmar, kes otsustas 2015 aastal muuta Svalbardi toidukultuuri. Sest varem maksis üks ainus salati pea kuni $8 ja kogu toit tuli lennutada Norra mandriosast kohale. Kallis, aeganõudev ja mitte jätkusuutlik. Aga tänu sellele arktilisele põllumajandusele on kohalikel nüüd oma saak olemas. Restoranid pakuvad arktilist salatit. Õpilased külastavad, et õppida, et toit saab kasvada isegi jää kõrval ja järk-järgult väheneb selle koha süsiniku jalajälg. Väljas on jää, lumi ja polaaröö. Aga konteineri sees on roheline lehtsalat, mis helendab LED-tulede all. Toidainete rikas vesi voolab vaikselt ja soe aur kompostimismahuti seest. See on nagu teadusprojekt, mis on saanud reaalsuseks ja võib-olla on see ka pilguheit põllumajanduse tulevikku. Number 1. Vahemere siniuimtuuni kalakasvandused. Ja olemegi kogu loenduse kõige veidrama farmi juures ja võib-olla ka kõige kallimas. Hispaania, Itaalia, Horvaatia ja Malta rannikul on veealused farmid. Sa ei näe seal aedu ega traktoreid. Selle asemel on hiiglaslikud ümmargused võrgud, mis hõljuvad lainete all. Ja nende sees väänleb üks maailma kõige kallimaid ja kiiremaid kalu. Atlandi siniuimtuun.
jah, see on tuunifarm, kuid see ei ole nagu kalakasvandused, kus kalu kasvatatakse munast alates. Noored tuunid püütakse merest elusalt kinni ja viiakse avamere aedikutesse. Siin kasvatatakse neid, kasutades ära nende keha kiirust ja jõudu, kuni nad saavutavad ideaalse turukaalu. Seda nimetatakse tuuni nuumkasvatuseks. Ühte täiskasvanud siniuimtuunikat võib Jaapani sushi-oktsioonitel müüa enam kui $1 miljon eest. Ja selle tõttu on see kulla väärt. Mainang tuna farming, pero may kapalit. Kalad ei paljune vangistuses. Nad vajavad avamerd, on pidevas liikumises ja surevad kergesti, kui nad on stressis. Seetõttu kasutatakse tõelise kasvatamise asemel hübriidsüsteemi. Kõigepealt püütakse nad kinni, kasvatatakse farmis ja siis koristatakse. Igal kevadel, kui tuunid läbivad Gibraltari väina, püütakse nad siin kinni. Nad viiakse võrkudesse, mis on jalgpalliväljaku suurused ja 20 meetri sügavused. Neid pukseeritakse tagasi Vahemere rannikule ja seal hoolitsetakse nende eest. Pealpool paistab meri vaikne, aga allpool toimub justkui merekoletiste ballett. Kiired, tugevad ja hindamatud. On sukeldujaid, kes näevad välja nagu sipelgad lihaste ja uimedega kolosseumi keskel. Ja see vaatepilt on nagu vaataks loodusdokumentaali, mille taga on $1 miljardi tööstus. Aga see pole ilma vastuoludeta. Keskkonnakaitsjad ütlevad, et see pole tegelik lahendus ülepüügi probleemile, sest tuunikala püütakse ikkagi loodusest, nagu nende väljapüüdmist lihtsalt lükatakse edasi. Aga tööstuse sõnul on olemas uued jälgimisvahendid, parem regulatsioon ja koostöö teadlastega. Lõppkokkuvõttes ei ole ikka veel selge, kas tuunikala rančodes nuumamine on kalanduse jätkusuutlik tulevik või ajutine lahendus üha vähenevale liigile. Aga üks asi on kindel, maailmas pole veel ühtegi teist farmi, mis oleks nii kõrgete panustega, nii ohtlik ja nii lummav.